Tere õhtust, head inimesed! On neljapäeva õhtu, 20. detsember. Aastavahetuseni on jäänud loetud päevad, veel vähem jõulupühadeni. Ja traditsiooniliselt on sel ajal Eesti Televisiooni eetris olnud pikem aastalõpu vestlus Eesti Vabariigi presidendiga. Sel aastal küll pisut teistmoodi. Me oleme neutraalsel pinnal. Ei ole Kadrioru lossis või Ärma talus. Me ei ole ka Eesti Televisiooni 4. stuudios, vaid selleks, et hinnata loovust, uusi lähenemisi ja linnaarhitektuuri, oleme siin Telliskivi loomekeskuses F-hoones. Aga nüüd, daamid ja härrad, tere õhtust Eesti Vabariigi president, härra Toomas Hendrik Ilves. Tere, tere! No, kui te aastate pärast peaksite vana mehena kirjutama oma memoaare, siis milliste sõnadega või mõtetega te alustaksite peatükki 2012? Ma ei kirjuta kunagi oma memoaare, ma võin kinnitada, et seda ma ei tee. Pigem tahaks isegi oma viimastel päevadel vaadata ettepoole, mitte taha, aga no kui... No võtame siis essee. Ei tee selle ka, aga igatahes ma ütleks, et aasta 2012 on selline, mille me võime tulevikus vaadata, kui see aasta, kus me siis kogusime üsna palju tulevikuväetist. Te vaatate ikkagi seda positiivset poolt alati? Ma rääkisin sellest tulevikuväetisest, kui meenutada ühte minu eelkäijat. Et ma usun, et see, mida me kogesime sel aastal, tõepoolest aitab meid tulevikus. Kui mõtleme riigi arengule, siis no, me tundsime selle aastal üsna palju ängi, oli kohati väga vastuoluline. Aga samal ajal minu meelest need arengud tegelikult mõnes mõttes olid ootuspärased, sest Eesti ühiskond on oluliselt muutunud, edasi läinud, küpsemaks muutunud kui näiteks 20 aastat tagasi. Ja mõned lähenemisviisid, mis võib-olla 20 aastat tagasi olid hädavajalikud. No, et ilma diskussioonita otsustame nüüd, teeme nüüd ära, meil on nagu nii vähe aega, peame seda tegema, meil ei ole seda diskussiooni jaoks praegu aega, aga aastal 2012 selgub, et on võib-olla natuke rohkem vaja kaasata inimesi, arvamusi kuulata. Meil ei ole enam nii kiire, meil ei ole siin selline tunne, et kui me kohe otsusta, kui me kohe ei lahenda maksusüsteemi, kohe ei lahenda erastamisprobleemi, et siis on meil maailma lõpp. Praegu me saame asju arutada ja pikemalt ja võtta inimesi kuulda ja ütleme, see lähenemine, mis oli hädavajalik 20 aastat tagasi, tänapäeval võib-olla enam ei ole nii sobiv ja ma usun, et sel aastal me nägime seda, kuidas alates aasta alguses, kui oli siis, kui tekkis diskussioon akta üle, pärast siis sealt edasi ka teiste seadusandlusaktide arutelu käigus ja laiemalt, et me oleme oluliselt küpsenud ja meil on vaja rohkem kaasata, võtta rohkem kuulda, mida öeldakse, mida inimesed arvavad. Ja selles osas ütleme, jah, see oli kohati raske ja kohati vastuoluline, aga ma usun, et sellest on ka väga palju õpitud ja ma eeldan, et tulevikus me suudame seda paremini teha. Kas te usute siiralt, et mõlemad pooled on nagu õppinud, kui me räägime sellest samast, nimetame seda siis laiemalt selle poliitilise kultuuri kriisiks, millest on juttu, sinna hulka käivad siis ka kõik need Silvergate'id ja rahastamisskandaalid, et kas mõlemad pooled on teinud õige? No ma ei usu, et siin on pooled, ausalt öeldes. Ma usun, et ei ole nii, et on üks pool ja teine pool. Ma usun selline üldine arusaam, mis on Eestis väga laialt levinud, kuidas asju tuleks teha. Ütleme see, et pooli ei ole siin minu meelest. Ütleme, ma usun, et on poliitikud, kes on harjunud ühtepidi asju tegema ja nad ei kuulu ainult valitsusse või valitsuskoalitsiooni, aga ma usun laiemalt, et poliitiline kultuur on muutumas. Kui te ühes intervjuus vastates maakonnalehtede
lugejate küsimustele ütlesite, et presidendil on 3 väga olulist rolli. See on siis jälgida, et seadused vastaksid põhiseadusele, esindada Eestit välismaal, aga ka, et poliitiliste, ütleme siis kriiside puhul erapooletult lahendada konflikte. Kas nüüd, kui me räägime ikkagi sellest niinimetatud Silvergate'ist ja sellest rahastamisskandaalist, oli teil raskusi ka, et säilitada erapooletu suhtumine? Ma võin öelda nii laiemalt, et sel aastal, olles jutlustanud ja rääkinud 6-7 aastat vajadusest arendada kodanikuühiskonda Eestis, siis ma nägin, et see lõpuks oli nii kaugel arenenud, kui ma löön lahti paberi ja ütleb, et president ei ole midagi teinud, ütleb kodanikuühiskond. No järelikult lõpuks keegi võttis kuulda. Just mõni aasta tagasi ma ütlesin, kuule, ma olen nii palju rääkinud sellest, võib-olla lõpetaks ära, et keegi võtta kuulda. Võib-olla see on niisugune teema, mis lihtsalt, et inimesed ei võtta toru, aga võtsid lõpuks toru. Küll aga ma ütleks nii palju sellest erapooletusest ja lähenemisest, et võib-olla sellest presidendi rollist võiks natuke paremini hakata aru saama, et president võib suhelda, kommunikeerida, oma arvamust avaldada valitsusele muul viisil kui kantsleist ja kõnega. Et võib ka rääkida, võib ka helistada, võib ka kirjutada kirju, võib saada kokku ja ei pea kogu aeg seda tegema nii, et tekib selline ping-pong või jalgpallimatch, et ütles nii. Minu meelest eesmärk on lahendada probleeme, mitte apelleerida siis populaarsusele, et kes pani nüüd ära valitsusele või kuidas president nüüd ütles. See on väga tore, kui koguda nii populaarsust, aga minu arvates pigem on eesmärk lahendada neid probleeme, mille ees me seisame. Nii et ei poolda seda liini, kus president tuleb avalikkuse ette ja näitab konkreetselt näpuga ja ütleb konkreetselt, kes nüüd valetas või kes on midagi valesti teinud? Kui ma alustasin siin oktoobris 2006, oli üks minu esimesi põhimõtteid, et mina soovin lahendada, kui tekib probleem, ma tahan seda probleemi lahendada ja mitte teha sellest mingit suuremat avalikkuse ees esinemisi. Kui mitu korda te siis sellel aastal nüüd nende poliitilise moraali kriisi kõrghetkedel olete peaministrile kas helistanud või kirjutanud? No tegelikult president suhtleb peaministriga kogu regulaarselt. Et see ei ole nii, et siin on 3 kilomeetrit või 4 kilomeetrit siis Toompea ja Kadrioru vahel ja siis me ei suhtle oma vahel. Aga lihtsalt minu meelest, minu kogemus on olnud, et kui me tahame midagi saavutada, siis ei pea kohe minema tegema mingit suurt show'd sellest. Meenutame siis, kui meil oli need krokodilli komisjonid, ei suudetud 2008. aasta lõpus jõuda mingile kokkuleppele, kuidas siis kärpida eelarvet ja lõpuks siis ma kutsusin, tollal oli siis 3 erakonda valitsuses, kutsusin Kadriorgu, ütlesin, et istume siin, kuni me jõuame kompromissini. Nüüd võinuks teha nii, et informeerida pressi, kõik oleks seal odanud ja filminud ja küsinud, aga see ei ole see koht. Kui sa tahad lahendada tähtsamat küsimust, siis parem pea läbirääkimisi, rääkige omavahel. Tulemus on, mis on oluline, mitte nii, et kuidas siis kas see on selline PR-üritus või mitte. No selle tänase aasta ja selle konteksti raames vaieldamatult võtmeisikuks on ka endine Riigikogu liige ja nüüd ka endine reformierakondlane Silver Meikar. Kuidas teie suhtute tema avaldusse? Kas see oli kodanikujulgus või oli ta nii-öelda siis, kuidas seda öeldakse, paadikõigutaja ja... Mina ei tea, mis on ühe inimese motivatsioon, ja ta tegi oma avalduse ja siis sellest hakkas siis sündmused hargnema ja kulgema. Aga mina ei oska öelda, omistada talle paadi kõigutamist või mida iganes, see on, tema kindlasti teab ise.
aga minu meelest meil on hoopis teisi küsimusi olnud sel aastal peale ainult selle ja see põhiprobleem, mis on siis nüüd meid juba mõnda aega saatnud, mul tundub, et see küsimus on nüüd lahendatud, eks ole? No lootust on, aga kuidas siis ikkagi edasi minna? See sama jääkeldri nii-öelda kogunemine... Enne kui me jõuame jääkeldri, tuletan meelde ka, et see, millest rääkis Silver Meikar, et see juba vahepeal oli juba rahastamisseadus muutunud, nii et millest, nagu ma ei tea, miks sellest ei ole räägitud, aga see toimus ühel ajal, siis muudeti seadus, nii et tegelikult mõned asjad on juba muutunud. Nüüd jääkeldri osas on väga selge, et oli vaja tuua inimesi kokku, et nad saaksid omavahel rääkida. Praegu käib see pigem tehniline ettevalmistus, et inimesed saaksid üht heasse internetikeskkonda oma ettepanekuid teha ja siin on väga palju loovaid inimesi, kes on kaasa löönud. Meil on siis seal, kes on inimesi, kes just on arvutimaailmas ja kes tunnevad teatud niisugust kodaniku vastutust on kaasa löömas ja siis jaanuari alguses peaks käima minema ja ausalt öeldes, kui me arvame, et see on nagu pikemaajaline küsimus või need küsimused on pikaajalised küsimused, siis neid ka ei lahendata nii, et üleöö nüüd teeme midagi. Ja nüüd see hakkab pihta ja ootame, mis tuleb. Teil on usku sellesse, et see läheb tööle, et ei juhtu nii, nagu selle portaaliga täna otsustan mina või varasematega, et ta nagu sumbub. Kui ta sumbub, siis see sumbub tänu sellele, et inimesed ei ole piisavalt huvitatud selles asjas, see ei ole riigi süü, see ei ole kellegi, kui inimesed ei ole huvitatud, siis kõik see, mida me lugesime siin vahepeal ja kõik see, mis täitis meie eetriaega, et ju see ei olnudki nii tähtis, et kui ei ole seda huvi selle vastu, siis oli selline ajutine mullistus. Ma loodan, et ei ole, ma arvan, et ei ole, aga me ei saa öelda, et mis juhtub, kui see sumbub. No siis inimesed on ise sumbunud või inimesed on ise loobunud või arvavad nüüd, et ei ole probleemi. Nii et ma ootan väga inimeste aktiivsust selles küsimuses. Või järsku on pettumus nii suur ja see frustratsioon ja tunne, et niikuinii minu arvamust ei võeta kuulda. Me võime siin istuda ja arutada veel 45 minutit loetella kõiki neid asju, mis on väga halvad või mis me arvame on halvad. Ärme siin juba kujuta ette, enne kui asi on käikunud, võib-olla lihtsalt on nii, et kõik on nii halb. Siis ei ole mõtet minu meelest. Miks me peaksime üldse siin istuma siis, kui kõik on a priori niikuinii väga halb. Mina vastupidiselt näen, et siin on üks võimalus ja me saame midagi teha ja ootame ära. Ülemeetme neid, see hoiab, et niikuinii kõik on halb, kuna see on Eesti asi, on selline mõtteviis, mida ma olen ka paraku näinud süvenemas. Ja see on asi, mis teeb mulle muret, et me arvame, et kuna see on Eesti asi, siis niikuinii on see halb, mis on väga kummaline minu kogemuse järgi, kus ma vastupidiselt näen, et just viimase aasta jooksul on maailm tublisti endale teadvustanud, mida Eestis tehakse hästi ja see, et meil on mõned asjad läinud väga hästi ja me kuidagi tahaks seda, me ei taha seda kuulda või kui sa ütled seda, siis see on midagi rumalat selle taga, et moeasjaks, konformistlikuks asjaks on kogu aeg ütelda, kui halb see asjad on. Aga 30 aasta pärast meil ei olegi enam inimesi, kes saaksid kolida. Mis ei ole. Rahvastik väheneb. Rahvastik väheneb, kui me vaatame, mis see vähenemine oli selle viimase 11 aasta jooksul, siis esiteks meil on peaaegu tasakaalus olnud meie
iive ja see osa, kes lahkus, oli 30 000. No vaatame, kes tuleb tagasi. Inimesed tulevad ka tagasi. Tähendab, see on Euroopa normaalne elu ja ütleme, see on selline luuletus, mida kirjutas Juhan Liiv. Viimati avaldati 38. aastal, siis kogu nõukogude perioodi jooksul ei avaldatud. Minu teada ei ole veel taas avaldatud Eestis, aga selle nimi on Viimsed inimesed ja see on väga, väga liivilik proosa luuletus, kuidas nad olid viimsed inimesed ja nad kõik surevad välja. Sellises ahastusse langeda. No, teeme midagi siis, teeme midagi. Mitte ainult ütled, oi, kõik on nii kohutav. Aga ettepanekuid ju tehakse, aga mitte riiklikul, mitte ütleme siis mitte valitsusparteide tasandil. On olnud see ei vasta tõele muide. No, tähendab, on selge, kui rääkida siis Ene-Margit Tiiduga, siis ta on selgelt ära märkinud, et laste või ema puhkus on andnud olulise tõuke iibel. No, see on, tähendab nii, et ei ole vaja öelda, et ei, keegi ei tee midagi, miski ei juhtu. No, tähendab, see ei vasta tõele. Mina üldse paluksin, et oleks natuke, ütleme, enne kui öelda, võib-olla nagu vaadata fakte, olgu kas Jaapani Gini indeks või see, et keegi ei tee midagi. Mõlemad on teistsugused kui see, mida me võime lugeda. No, olgu ma küsin siis, kas võiks rohkem teha, kas võiks mõelda sellele, et kas meil on vaja võõrtööjõudu 20 aasta pärast oluliselt rohkem kui praegu, kuna... Meil on kaks asja. Esiteks on see, et on väga selge, nagu näiteks ka just teisipäeval avaldatud siis Tööandjate Keskliidu numbrid, et meie jätkub piisavalt palju inimesi mitmes valdkonnas ja on osa meie tööturust on raskes olukorras, kuna ei ole inimesi ja teine osa on raskuses, kuna nendel ei ole töökohti. Ja see on klassikaline strukturaalne tööjõu probleem. Kui inimesed on 200 aastat vähem õppinud matemaatikat, füüsikat või inseneriteadust ja sul on ühtlasi majandus, mille üks kõige kiiremini arenev ja edukam osa on see, mis puudutab infotehnoloogiat, siis me jõuamegi sinna, et meil on vaja tuua mujalt siia arvutispetsialiste. Seni, kui me saame seda teha Euroopa Liidu raames, no siin käib see sama vaba tööjõu liikumine ja mõni nädal tagasi oligi saade sellest, kuidas üks prantslane, kellel ei olnud tööd Prantsusmaal, leidis Tartus töökohta. Küsimus on siis, mis juhtub nendega, kes tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu ja siin ütleks ausalt, et poliitika on olnud natuke vildakas, kus on piltlikult öeldes hindu, kellel pakutakse tööd, siis pannakse kätte, et äkki ta on Al-Qaeda. Tähendab, hindu ja Al-Qaeda, see peaks panema kedagi siin mõtlema kuskil mõnes asutuses siin, et kas see on kõige mõistlikum, et aga meil on meie kui rääkida näiteks Skype'iga, siis neil on väga palju suuri raskusi olnud, et tuua siia väga kvalifitseeritud inimesi, kellel on lai valik. See ei ole ainult, et et see on nagu Eesti on see viimane koht, neil on valik minna sinna või tänna. Nii et see on üks koht, kus me saame midagi teha. Selles osas ka on suhteliselt kummaline olukord, kus inimesed, kes tulevad Eestisse õppima, peavad kohe lahkuma. Jälle, ma ei arva, et see on väga mõttekas, eriti kui keegi tuleb siia, õpib siin 4 aastat. Ma olen ka neid kohanud, kes on ära õppinud eesti keele ja siis nad tahavad, neil hakkab meeldima ja siis kohe välja. Kolmandaks on hariduspoliitika üldisemalt, et mis on väga selge meie töötusstatistikast, on see, et mida madalam on hariduskvalifikatsioon,
seda suurem on seal tööpuudus ja mida rohkem haritud on inimene, kõrgema hariduse inimestega on madalam tööpuudus. No siis me peaksime mõtlema, mida siis see tähendab, et me peaksime siis me peame kõik pürgima selles suunas, et olla paremini haritud, mis niikuinii on maailma nõue tulevikus. Nii et see on asju, mida me saame ise teha ka, mitte öelda, et mida nüüd öeldakse ülevalt, mida nad tegid nüüd valesti, vaid mida ma ise tegin. Või võib-olla tasuks minna tagasi kooli. Võib-olla tasuks muuta teatud poliitikaid, mis on siin olnud, kus me ei taha kedagi sisse lasta ja siis vaadata, et võib-olla need otsused ei olnud kõige targemad. Me oleme pikalt rääkinud sellest, mida meie siin oma elu paremaks tegemisel peame tegema või mida me ei peaks tegema, aga suuresti sõltub ju meie käekäik ikkagi sellest, kuhu liigub maailm. Ja me oleme üks osa Euroopast. Kui ääremaa me nüüd ikkagi oleme Euroopas, kui siin võtta kontekstiks Estonian Air või see, et me oleme tõesti siin väike täpike maailmakaardil? No me oleme niikuinii väike täpike maailmakaardil, et kui meie rahvaarv on pool Kopenhaageni linna, siis sellest tulenevalt on ka teatud otsused ja ootused ja võib-olla võiksime ühes või teises küsimuses mõelda, et olla realistlikumad. Ütleme nii, et kas niikuinii iseseisev Eesti ja rahvaarvuga 1,3 miljonit. See tähendab, et mõned ülesanded on väga rasked, ja need on ülesanded, mida ei pea pool Kopenhaagenit täitma. Nad ei pea valvama piiri, nad ei pea kaitsma oma riiki, neil ei ole saatkonnavõrk üle maailma. Ja nii, et kui me teeme neid asju, mida me peame tegema, sest see on osa sellest, et olla riik ja me tahame, et meil on oma riik, siis meil tuleb vaadata, kuidas me siis seda raha kulutame, millele siis kuidas me jagame oma enda ressurssi. Ja see tähendab, et me ei saa teha neid asju, mida mõni suurem riik võib teha. Ja seetõttu ma usun, me peaksime rohkem mõtlema selle peale. Kindlasti see tähendab, et võib-olla mõni asi võiks või mõni suur asi võiks jätta tegemata selleks, et Lihulas oleks politsei näiteks. On teil mõni konkreetne ettepanek, et mida võiks kas jätta tegemata või teha teistmoodi, et Lihulas oleks politseinik? President võib arvata ühte asja. Ma juba paar asja öelnud. Aga see ei ole lõplik tõde loomulikult ja teistel on teisi ettepanek, aga minu meelest tuleb arutada, kas on seda, teist ja toda vaja, kas on vaja seal ja seal konsulaati ja saatkonda, kas meil on vaja kulutada raha ühe või teise asja peale, kui meil on siin kodumaal on oma enda küsimused ja ütleme selline lähenemine, et igal ministeeriumil antakse pott raha ja nüüd te ise otsustate, mida te teete sellega, see on ma usun, me võiksime sellest kaugemale või edasi kasvada. Need ei ole ju, ministeeriumid ei ole sellised vürstiriigid või ei tohiks olla vürstiriigid, see on minu pott ja see on, et mina ei tee seda. Aeg lendab väga kiiresti ja meil on mõned olulised teemad täiesti käsitlemata veel. Ma ikkagi tahaksin rääkida Eestist Euroopa kontekstis laiemalt. Oma viimastes artiklites ja intervjuudes olete te väga palju viidanud vihjates ka siis nüüd Kreeka rahamuredele ja eurokriisile, ütleme siis rahakriisile, ida-lääne vastasseisule, mida te olete täheldanud ja kas ma saan õieti aru, et see ida-lääne vastasseis võib hakata muutuma? Viimasel, ma olen sellest rääkinud 200 aastat. Aga viimastel aastatel kas hakkab nüüd muutuma see, et vastasseis hakkab põhja-lõuna vastasseisuks muutuma? Ei, see on pööranud 90 kraadi, ütleksin ma ja ma ei ütleks, et see oleks meelega mingi vastasseis. Küll aga on selge, et mina julgen väita, et 200-300 aastat kestnud eelarvamuslik suhtumine nii-öelda Ida-Euroopasse kui maha jäänud piirkonda ja et selline eelarvamuslik suhtumine võib mõnda aega kesta, aga on väga selge, kui vaadata, kuidas riigid toime tulevad ja mis on neil ühist või mis neil on siis, kus nad erinevad,
et see Põhja-Euroopa üldine lähenemine ja see ei ole puhtalt, et tahate Eesti kui Põhjala või midagi, vaid Poola ka samamoodi on jälginud väga vastutustundlikku rahanduspoliitikat, neil on hästi läinud, siis paneme sinna Saksamaa, Poola, Hollandi, Norra, Norra ei ole Euroopa Liidus, aga samuti Taani. Nendel riigid siin on lähenenud nendele probleemidele teistmoodi ja praegu nad ei ole sellistes raskustes. Ja see on niisugune, siin ei ole enam tegemist eelarvamustega, vaid pigem ma ei tea, hoiakute ja see avaldab üle pikema aja mingit mõju. Minu meelest see väga muljetavaldav artikkel, mis lugesin mõni nädal tagasi, mille pealkiri, mis üks väga lugupeetud poliitikateadlane Euroopa Liidu alal kirjutas, et Saksamaale on uus Prantsusmaa Poola või nii. Et hoiakud muutuvad. Saksamaa, kes ajas Euroopa Liidu asju 50 aastat koos Prantsusmaaga, on märganud oma kaubavahetust, oma ühishuvisid, oma lähenemisi Euroopa ühisprobleemidesse ja äkki avastanud, siin on üks teine suurriik, keda me oleme kogu aeg ignoreerinud või pidanud kuidagi teistsuguseks ja tuleb välja, et nende huvid kattub palju rohkem meiega. Siin sellised muutused tulevad aeglaselt, aga see on selge, et see juhtu, et see praegu on mingi protsess. Samamoodi, meil on Läti ja Leedu on võtnud palju konservatiivsema või ütleme vastutundlikuma rahanduspoliitika liini kui väga paljud teised riigid Euroopas ja tulemus on, et neil on võimalus saada eurosse ja me väga loodame, et nad kasutavad seda võimalust lähemas tulevikus. Kas ma saan aru õieti, kui ma ütlen, et mõnes mõttes see kriis Euroopas on meile mainekujunduslikult isegi kasuks tulnud? Meid hinnatakse paremini, et me ei ole enam seesama, kuidas see oli, see tümikad idast? See on arusaam, mis on visa kaduma, aga ta on kadumas ja osa sellest on see kriis, teine osa, ma võin öelda, on väga selgelt. Eesti puhul on jälle, kui me ise ei taha seda uskuda, aga Eesti saavutused ja innovaatilisus just e-valitsemise ala on asi, mis on, kui sa vaatad, Eesti on palju paremini tuntud, kui ta oli mõni aastaga, sest väga palju on avastanud, mis Eestis on ja sellest on kirjutatud ja kui meil juba jõuame nii kaugele, et e-valitsemise eest Suurbritannia minister tuleb Eestisse ja palub, et keegi tuleks siis RIA-st, meie siis selle infoagentuurist tuleks mõneks ajaks Suurbritanniasse teha auditi, et mida võiks teha paremini. Siis on midagi muutunud sest ajast, kui vaadati lihtsalt, et see on mingi uus riik ja mida nemad teavad seal. Need asjad muutuvad tasapisi, nad ei juhtu üleöö, aga me võiksime endale teadvustada, et sellised asjad on toimunud. Ja kui me mõtleme sellele, et kuidas need asjad on muutunud 22 aasta jooksul, me võiksime kohati võiksime tunne natukene uhkust minu meelest. Ja miks ma mainin seda, on, et meil on tulekul üsna pea, tegelikult 3 kuu pärast, üks väga huvitav kuupäev. See on 28. märts. Mis juhtub 28. märtsil? Tead või? Ma ei julge küll huupi pakkuda, nii et ma ootan ära. Ütleme nii, et see on see päev, mil Eesti Vabariik, meie praegune vabariik, olles iseseisev alates 20. augustist 1991, on olnud iseseisev kauem, kui Eesti oli iseseisev ajavahemikus veebruar 24 1918, juuni 17, 1940.
kui me arvame maha see periood, mis oli siis Saksa okupatsioon, mis algas ju 24. veebruaril, kui sakslased tulid sisse ja siis lõppes 11. novembril 1918. No, kuna Eesti siis oli de jure, aga mitte de facto Eesti iseseisvus ajavahemikus 1840 on võrdselt pikkune selle de facto de jure Eesti iseseisvusega 20. august, 27. märts. 28. märts saabub see päev, kus me oleme kauem olnud iseseisvad. Ja kui ma meenutan kõiki seda, ütleme seda, noh, võiks öelda vingumistega, kas me peame vastu sama kaua kui esimene kord. No ma ei tea, võib-olla te olete liiga noored, et seda mäletada, aga noh, seda vanemad inimesed küll. Ja, mäletan küll. Ja tähendab, see käis selline diskussioon, väga negatiivistlik, pessimistlik. Aga minu meelest 28. märts 2013. aastal me vaatame, mida me oleme saavutanud. Et kui vaatame, mida me oleme saavutanud, olles nüüd Euroopa Liidus, NATOs, Eurotsoonis, kui vaatame, kui mõtleme sellele, et kui me saime iseseisvaks, isegi veel mõnda aega pärast seda, oli Soome SKT per capita sama, kui meil on praegu, enam-vähem. Nii et me oleme, ja kui meenutame, kui vaesed me olime siis. Ja kas me kunagi joome Soome tasemel? No me oleme jõudnud Soome tasemel, lihtsalt see ei rahulda meid enam. Me tahame olla veelgi rohkem kaugel. Aga et see oleks üks sobiv aeg mõelda natuke, et mida me oleme teinud. Kas on kõige halvem? Kas on nii halb, kui me tahaksime kogu aeg siin ütelda, et see on nii halb. Ja kui sa äkki ütled, et võib-olla ei ole nii halb, siis sa oled Reformierakonna ripats kui president. Ma isiklikult ei arva, et sa pead olema ilmtingmatult valitsuse toetaja, ei pea üldse olema valitsuse toetaja, tunnistada iseendale, et Eestis on päris hästi läinud. Ja vaadakem ringi, kuidas teistel on läinud. Mina julgen väita, et pärast 21,5 aastat riiklikku iseseisvust on Eesti jõudnud kaugemale, kui enamus inimesed üldse ennustasid, arvasid, lootsid. Meil on üldse kavas võtta, meid ei olnud kavas võtta NATO-sse ega Euroopa Liitu. Ma vaatasin üle oma märkmeid aastast 96, 97, siis oli väga suur võitlus üldse olla tõsiselt võetav riik. Ja praegu, kus me oleme, siis 15 aastat pärast seda, kui meid kutsuti läbirääkimistele ja 10 aastat pärast seda, kui me lõpetasime läbirääkimistele, 8 aastat pärast seda, kui me siis astusime Euroopa Liitu ja NATOsse, tuleb välja, et selles koosluses oleme riik, kes täidab oma kohustusi, kes teeb neid asju, milles on kokku lepitud, see riik, kes on saanud hakkama. Ja minu meelest on päris hea tulemus ja me võiksime oluliselt rohkem uhkust selle üle tunda ja ma loomulikult juba tean, et kõikidel, mis see president räägib, seal kõik on nii õudne Eestis, see on nii kaudne. Meile nii omane, see on mure selle pärast. Kas on mure või midagi muud, ma ei tea, aga ma just ütlen, et kohati võiks puhata sellest enesehaletsemisest. No, kas teie sisemine usk ütleb, et eriti kui tulekul jõulud, me võiksime üks päev aastas olla õnnelikud. Teie sisemine usk ütleb, et me tuleme sellest eurokriisist välja tugevamana ja edukatemana. Eesti ei ole eurokriisis. Me oleme sellega seotud, sest me toetame Kreekat ja see ei meeldi rahvale. Me võime endale meenutada, et oleksime kui me ei oleks eurot võtnud rahana ja kõik see, mis on hea, mis on tulnud, meid mõjutaks eurokriis täpselt sama palju, sest meie kroon oli seotud euroga, mis tähendab, nagu ma ütlesin lätlastele, kui siis nad tahtsid minu käest teada, no miks siis minna sinna, ma ütlesin, vaadake, Eesti minister läheb Brüsselisse ja tal on üks mure, mis juhtub euroga. Eurotsooniga, euro on täitsa korras. Mis juhtub eurotsooniga ja mis sellest tulenevalt juhtub euroga? Läti minister läheb Brüsselisse, tal on 2 muret. Mis juhtub euroga ja mis siis juhtub minu latiga?
kui see euroga läheb midagi. Et meil tuleb üle saada sellist arusaamist, et me saime euro, nüüd kõik on lahendatud. Ei ole lahendatud. Ja Eesti rahvas üldiselt tundub, kui ma lugeda viimast vist kolmapäeval avaldatud statistika, on kõige Euroopa-meelsem rahvas Euroopa Liidus. Et kõige suurem toetusprotsent Euroopa Liidule on Eestis 73%, kõige suurem toetus eurotsoonile on Eestis 63%, 74 oli vist Eesti ja selle Euroopa Liidul. Et võib-olla siin on mingi ebakõla, et kui kõik on nii halb, aga millegipärast kui teha siis Gallupi, siis tuleb välja, et eestlane usub Euroopa Liitu ja rohkem kui keegi teine. No võib-olla siin ongi hea see, et me ei ole ikkagi rahul sellega, mis meil on. Rahulolematus on edasiviiv jõud. Me püüdleme alati mingite uute väärtuste, uute tähiste poole. Mis need võiksid olla meie jaoks? Millised need eesmärgid, kui me oleme seal oleme, see on tehtud, julgeolek on tagatud NATO liikmena. Mis järgmine oleks? Oluline samm, kuhu Eesti võiks püüelda pikemas perspektiivis, mitte ainult 2013. Ma usun, me võiksime palju rohkem tähelepanu pöörata sissepoole Eesti riigile, et mida on vaja teha, et parandada haridus, mida on vaja teha, et need sotsiaalseid lõhesid vähendada. Mida me saame siis teha, et elu maal oleks kestlikum. No, mõne asja, usu või mitte, Eesti Gini indeks on läinud paremaks kriisi ajal. See läks paremaks, kuna Eesti valitsus erinevalt enamikest teistest valitsustest, kellel oli majanduskriis, ei vähendanud sotsiaaltoetusi. Meil loomulikult on valitsus paha asi ja me peame ka teda kogu aeg sõimuma, aga tegelikult tuleb välja, et see otsus oli päris tark. Ja kui vaadata seda Gini indeksi nendes teistes kriisis olevates riikides on oluliselt suurenenud. No, aga me ei tohi rahulduda selle numbriga, mis meil praegu on. Meil on vaja vähendada neid sotsiaalseid lõhesid. Meil on vaja astuda rida samme garanteerimaks, et maa ei jookse tühjaks. Et kui vahepeal oli, mis on meie järgmine suur eesmärk? Aga võib-olla meie järgmine eesmärk on keskenduda oma kodutööle siin, oma kodumaal. Et kuidas siin elu edasi viia, ja mitte ainult puhtalt tuleb seda teha selleks, et saavutada seda seal välismaal. Meil ei ole vaja midagi eriti saavutada selles mõttes, et me oleme selles tormijooksust Nõukogude Liidust välja kommunismist eemale ja saada sinna, kus me peaksime või pidanuks olema, kui oleks olnud okupatsioon. Sellest tormijooksust me oleme edukalt seda läbi teinud, aga nüüd keskendume sellele, mis jäi tegemata vahepeal. Üks teema veel, enne kui meie aeg on otsa saanud. Viimastel nädalatel on taas aktiivselt räägitud piirilepingust Venemaaga. Öeldakse, et seda on Venemaale rohkem vaja kui meile. Kuidas teie seda poliitilist olukorda praegu meie kahe riigi vahel hindaksite ja kommenteeriksite? Ma öeldaks, et jah, meil ei tasu. Ma meenutan, et siis, kui oli see, kui parlament arutas ja kirjutati preambula, siis mina olin üks ainuke inimene, kes ütles, seda ei tasu teha, et meie eesmärk on, me tuleks piirileppe. Ja ma ütlen seda veel kord, et piirileppe on üks asi, mida me vajame. Me ei pea politiseerima piirilepet ausalt öeldes. See on pigem asi, mis lihtsalt kuulub selle juurde, et seal riik, aga teised ei ole seda vaja üle fetišeerida. Norrakatel läks 40 aastat, Jaapan ja Venemaa on endiselt sõjajalul. Tegelikult neil ei ole ju rahulepingut Jaapani ja Venemaa kui Nõukogude Liidu järglase vahel. Suhted Venemaaga on nagu laiem teema ja minu meelest piirileppe ei ole see kõige teravam osa seal, aga ma tooks tagasi Euroopa Liidu juurde. Et teatavasti me oleme olnud kaua aega mures Gazpromi, Nord Streami ja nende asjade üle ja siis ütlesid neile, kes ütlevad, Euroopa Liit, mis see asi on.
ütlen, et kas me kujutame ette, et Eesti Vabariik oleks öelnud, et teate, Gazprom ja Nord Stream või Gazprom rikub konkurentsireeglid. Mis oleks tulemus, kui Eesti Vabariik üksinda oleks jätnud, et Gazprom rikub konkurentsireeglid? Me kujutame ette. Aga nüüd, kui Euroopa Liit ütleb, et Gazprom rikub konkurentsireeglid, korraldab läbiotsimisi üle Euroopa Gazpromi kontoritesse, no siis võetakse juba meie ühisprobleemi palju tõsisemalt. Ja siin see ongi minu põhiline õppetund on see, et meie kõik need asjad, mis on olulised meie iseseisvuse jaoks, keel, kultuur, majanduslik heaolu, on oluliselt tugevam ja paremini garanteeritud Euroopa Liidus kui väljaspool seda. Ja võib-olla meie kui Euroopa usku rahvas, nagu me täna see eelne statistika näitas, et see on võib-olla üks sõnum, mida me võiksime ka öelda oma sõpradele Lätis ja Leedus, kus usk Euroopasse on palju väiksem, aga kelle usk Euroopasse või selle suurendamine on väga palju Eesti Vabariigi huvides, et ka lätlased ja leedulased oleksid sama Euroopa usku kui meie, sest ikka kui nemad ei ole nii Euroopa usku, siis kogu meie piirkond on palju nõrgem. Ma tänan, härra president, selle vestluse eest ja ma lõpetuseks küsin, et kas teie hinnangul järgmisel aastal võiks seda tulevikuväetist siis vähem toota kui sel aastal? No vaatame, mis läheb kasvama. Suur tänu veel kord, ilusaid pühi ja kena vana aasta lõppu. Soovin kõigile häid jõule ja positiivsemaid mõtteid lõppeva aasta ja eriti eelseisva aasta puhul, et alustagem siis uuesti 1. jaanuaril ja siis jõuliselt ja positiivselt ja teeme järgmisel aastal paremini. Aitäh teile veel kord, kõigile rahulikke jõule. On üks